Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energiavaade, mida toob siis nädal 10. kuni 16. august kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega, valmis on mul pandud siia selleks nädalaks siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit endale kaasa noppida siis sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et hetkel sinuga ei haaku, lase see endast lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Iga nädala energiavideo lõpus on meil toimumas ka selline mäng. Siit saad vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad klikata sinna, video hüppab kohe automaatselt siis mängu juurde või lugemise juurde, et sa ei pea ise siis kuskilt otsima. Ja enne kui ma siis nende nädala sõnumite juurde lähen, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud mulle videole like'i, kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud, sobinud, meeldinud. Ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte ning ka seal videoid vaatan, et kui sa tunned, et tarakaardi videod sulle meeldivad, ja sa tahad rohkem vaadata neid, siis saad seda teha tiiutarat.ee. Meie lähme siit aga nüüd nädalakaartide juurde. Me alustame müntide kuningannaga õigetspidi. Maag, väga hea. Ja siis meil on mõõkade 5 tagurpidi, mõõkade 3 õigetspidi, mõõkade 7, müntide rüütel ja päike. Okei. Päike on kaardipakki kõige positiivsem nagu kaart, et kui päike tuleb välja eriti õiget pidi, siis tähendab niikuinii saab kõik korda, kõik laheneb, vahet ei ole, mis eluvaldkonnas sul ei oleks ka mure või probleem või mis iganes error, ka ei ole tekkinud, päike tervendab meie keha, meie rahaasju, meie suhteid, et kõik paraneb ja kõik terveneb, kui päike siis õigetpidi tuleb välja, et tea, et lahendus on siin olemas. Aga me alustame algusest, müntide kuninganna õigetpidi. See kaart on ääretult soodne, edukas kaart rahaasjades, töös, karjääris. Ta ennustab uut tööd neile, kes seda otsivad. Meelestada tuleb ennast kõrgemale palgale. Rohkem väärtust, rohkem raha, rohkem küllust, parem tervis, keha tunneb ennast hästi. Sa teed tööd ja sa panustad oma aega ja enda energiat sellesse, siis sa oled väärt ka saama nagu vastu sealt head küllust ja head raha. See ongi müntide kuninganna nagu teema. Teine asi, tervisega seotud siis energiat, temas on hästi võimendatud, ehk täna tuleb hästi ka jälgida või et hea päev alustada näiteks trenniga, jälgida väga seda, et kuidas me toitume, kuidas meie keha ennast tunneb, mida keha vajab, äkki su keha vajab rohkem und, äkki su keha vajab puhkust, lõõgastust, kas kuskilt valutab. Keha annab meile hästi nagu ka märku ka suhetes, vaata, et kui kellegi energia meile ei sobi, et keegi inimene kurnab meid, väsitab meid, et keha annab alati neid märke, et enda keha tuleb hästi ka kuulata. Müntide kuninganna õigetpidi tavaliselt on nagu hea tervisemärk, et kellel on mingisugused mured olnud tervisega seotud, selles kaardis ongi hea päev nagu kuidagi endale midagi toredat, mõnusat, head lubada, poputada ennast, hellitada ennast, luua sellist mõnusat energiat ja ka sellised tervendavad tegevused nagu looduses viibimine, puhkamine, magamine, lihtsalt magad ennast välja, tunned ennast hästi, et see on väga nagu tore kaart nagu selles suhtes. Müntide kuninganna rahaliselt räägibki nagu eneseväärtusest. Ja selles kaardis me nagu õpime, et kui me ennast üle töötame, punnitame hambad ristis iga sendi nimel ja muudkui teeme ja teeme ja teeme, otsa ja lõppu sellel tööl ei tule, siis ühel hetkel tulebki krahh ja ühel hetkel põlemegi läbi, olemegi väsinud ja ei jaksagi enam. Ja selles kaardis me nagu peame kuidagi leidma sellist mõnusat tervislikku tasakaalu, et me ei punnitaks liiga üle. Õnneks meil siin nädala lõpupoole hakkab see tekkima, sellepärast et meil on ka väljas müntide rüütel, mis on ka väga hea tervis, väga hea raha, aga tema loob nagu paremat tempot, ta on aeglasem, ta on rahulikum, ta on selline iga päev natuke midagi teen, aga ma ei tee nagu üle, ega ma ei punnita ennast nagu katki, et selles suhtes rahaenergiad on see nädal väga-väga head, väga nagu selles suhtes soodsad kaardid, müntide kuninganna ja müntide rüütel. Müntide kuninganna peab ka üle vaatama, et kui palju sa annad teiste heaks ja jaoks teed, eks ole, kui palju sa annad enda aega, energiat, panust, muretsed, mõtled kaasa, teed, aitad, eks ole, või võib-olla ka rahaliselt panustad ja aitad ja kes on valmis seda sama energiat sulle ka vastu andma, kes annab seda
toetust ja head energiat ja kes on olemas ka siis, kui sul on abi vaja. Ja selles kaardis abi vajamisest rääkides mõnikord me peamegi õppima, et see ei ole nagu mingisugune nõrkuse märk, et me küsime abi või et vajame teiste nagu toetust, et abi vajamises küsimuses ei ole midagi halba, et mõnikord selles kaardis me oleme tõesti väga iseseisvad, hüperiseseisvad, ma kõike suudan ise teha, kedagi teist mul vaja ei ole, kui tahad, et miski on hästi tehtud, siis tuleb ise teha ja vaat ühel hetkel me ei jõua enam kõiki neid asju nagu teha, et siis tulevad need tiimitöö, siis need õppetunnid, on ju. Siis me lähme edasi siit maagi energiasse. Maag, kaardipaki kõige võimsam unistuste täitumise kaart, manifesteerimine, külgetõmbeseadus. Maag saab kõike, mida ta tahab. Maagi energias inimesed reaalselt elavadki enda unistuste elu, lähevad võlgadest miljonäriks. Nagu selles kaardis meil ei ole piire ja see kaart õpetabki meile seda, et maailmas ega universumis ühtegi piiri ei eksisteeri, et me kõik saaksime enda unistuste töö, unistuste suhte, unistuste kodu, et see kõik ongi võimalik. Ja kui sa oled ammu nagu mõelnud, et sul on mingisugune väike südamesoov või unistus, et sa tahaksid midagi teha, korda saata, saavutada siin elus, siis maag on nagu sinu kinnituse, et sa saad seda või et sa jõuad nagu selleni, kõik läheb hästi. Maagikaardis tasub ise ka vägagi rohkem tugevamalt hakata manifesteerima, et võtadki valge paberi, kirjutusvahendi, kirjutad sinna, et hea harjutus on alati nagu see, et kujuta ette, et sa täna võidad lotoga 100 miljonit eurot, see on sul pangakontol olemas. Mida sa teeksid siis, millist elu sa elaksid, milline on sinu töö, millised on sinu suhted, kuidas sa sisustad oma näiteks vaba aega, milline on su kodu, kas sa reisid, kuhu kohta, on ju. Et maag kuidagi aitab meil paika saada seda, mida me tegelikult tahame. Mõnikord ta tuleb välja sellistel kergetel identiteedikriisi nagu hetkedel, et kes ma olen ja mis ma elus tahan ja maagikaaris me alati leiame selle. Võib-olla leiame natuke uue versiooni endast, keda me varem ei ole nagu kohanud ja see on ka okei, et maag on kaart number 1. Ta räägib meie mina-pildist ja egost, on ju, mina. Ennast tuleb esikohale asetada selles kaardis, otsustada iseendale, mitte nii nagu teised tahavad ja pere tahab ja lapsed tahavad ja partner tahab ja vanemad tahavad ja ühiskond tahab ja ülemus tahab ja töökaaslased tahavad ja sõbrad ütlevad, et meil tuleb maagikaardis hästi nagu, eriti kui on ka veel siin kõrval müntide kuninganna, siis tuleb väga see fookus nagu iseendale suunata. Et sina suudad kõike, sina saad kõike, kõik suunistused täituvad, aga mida sa tahad, on ju. Et vot sinna tuleb meil selles maagikaardis välja jõuda. Alternatiivselt lisasõnum, kuna meil on väljas mõõkade 7, mõõkade 3, mõõkade 5 koos maagiga, siis kui sul on tunne, et keegi manipuleerib sind, valetab, vassib, susserdab, annab valeinfot, kogemata meelega, mis iganes, kui sul kellegi jutu suhtes see nädal tekib nagu selline kahtlane tunne, et midagi on nagu mäda või midagi hakkab nagu närima seest või kripeldama, siis kuula oma seda kõhutunnet, see on õige. Maagi nagu sellised negatiivsed aspektid ongi, et ta on natukene manipuleeriv inimene meie elus, kes oskab meil mingit nuppe vajutada, et saada enda tahtmist. Mõõkade 7 indikeerib valetajat või et selja taga tegutsejat, inimene, kes ei ole autentne või et tõeline meie elus. Mõõkade 3 on siis haiget saamine, solvumine, mõõkade 5 on ärevus, tülid, konfliktid, errorid inimeste vahel. Ehk siis võivad tekkida sellised olukorrad, need on alati vajalikud, need on hea õppetund, need on selleks, et me saaksime teada, mis inimesega meil on tegu, et meil ei tasuks ennast nagu ära ehmatada ega kohkuda kuidagi tagasi, kui tulevad inimeste vahelised errorid, et need ongi tegelikult väga-väga vajalikud, et see torm nagu käiks meist üle, et me näeksime tema tõelist palet nii-öelda. Mõõkade 7-sse ka kõik tuleb ühel hetkel nagu välja. Et maag on lihtsalt keegi, kes oskab nagu sellist mesijuttu nagu rääkida, õigust oskab hästi moosida, me ei tea, et kuidagi nii ilusaid sõnu rääkida, aga me peame nagu säilitama kaine mõistuse. Mõõkade 5 on selline ärevus, ülemõtlemine, errorid inimeste vahel. See nädal võib juhtuda, et
et mingi kiri läheb kaotsi, meil läheb kaotsi, keegi loeb, kiirustab, ka sina ise võib-olla, eks ole, kiirustad, loed, saad valesti aru, kõik, et tekivad mingisugused pisikesed sellised arusaamatused ja errorid. Inimeste vahelistes tülides, ütlemistes tavaliselt mõõkade viiega tehakse sääsest elevant, keegi teeb mingi lolli nalja, siis keegi võtab seda hästi hinge, siis hakatakse solvuma, taga rääkima, ja vaata, kui selline asi hakkab pihta, eriti näiteks ka tööalaselt kollektiivis hakkavad mingid jutud nii-öelda liikuma või kõlakad või et kuulujutud, suure ringiga käiks neist nagu mööda, sest nendes kaartides, kui me kaasame ennast sellesse draamatsemisse, siis see tuleb väga valusalt meile endale tagasi. Et mõõkade viis on ka mõnikord selline ülemõtlemine, et kellelgi on näiteks paha tuju, ütleb midagi halvasti, siis meie hakkame mõtlema, et issand jumal, et miks ma nii tegin, kui ma vaid oleksin nagu parem olnud või lahedam olnud või teistmoodi teinud või niimoodi või naamoodi teinud, et äkki siis oleks kõik parem ja et nüüd ma rikkusin kõik ära. See ka on täiesti mõttetu asi, mida endaga teha, sest asjad lähevad alati nii, nagu nad minema peavad. Olukorrad lähevad nii, nagu nad minema peavad. Ja see, et me tagantjärgi analüüsime seda ja piitsutame ennast nagu kuidagi, et miks ma ei öelnud või et miks ma ei teinud, see ei anna meile tegelikult enam mitte midagi. Et edaspidi oled targem, siis teed uutmoodi. Et mõõkade viia ka, et kui inimesed on tujukad või tõmblevad või et turtsuvad, siis mõõkade viia parim lahendus on eemalduda nendest, anda neile ruumi ja aega, sest kui me hakkame ise ka jaurama, siis asi läheb tavaliselt hullemaks, hakkame seletama ja ei, tegelikult on ikka nii, ja siis läheb asi aina hullemaks ja hullemaks, et mõnikord tuleb nagu inimest rahule jätta. Et ka mõõkade 3 siin kohe järgi, mõõkade 3 tähendab mingisugust pettumust, solvumist, mõõkade 3 tavaliselt on nagu suhete valdkonnaga nagu seotud, et keegi võib midagi nagu kogemata meelega öelda, et proovi mitte hinge võtta, ma tean, et on kerge öelda seda, aga mõõkade 7-ga see point on lihtsalt kuskil nagu mujal, et inimesed tülitsevad, turtsuvad, aga mõõkade 7 tähendab valetamist, ehk siis nagu kuskilt mujalt hoopis probleem nagu tuleb, asi on hoopis milleski nagu muus, on ju, ja sellepärast ei olegi mõtet asju nagu isiklikult võtta. Teine asi, mõõkade 3, ja see on sõnum ainult neile, kes on lähiminevikus eelneva sellise paari nädala, paari kuu vältel läbi elanud lahkumineku või et sellise pettumuse või südamevalu paarisuhetes. Mõõkade 3-s sul nüüd tuleb oma haavu lakkuda, sul tuleb andestada, puhastada, nutta endasse välja, poputada ennast, teha, et tee endale näiteks mingi äge selline õhtu, kus sa vaatad filmi, sööd jäätist bütist, või et lihtsalt mõõkade 3 tahab nagu mingisugust emotsionaalset heaolu, pehmust, hellust, tervenemist. Tihti on ta ka andestamisega seotud nagu kaart, et me ei suuda nagu andeks anda või et ikka see nagu kuidagi see vastiku okas on nagu hinges. Ja tead, see okas hinges, et see okas on nagu meie hinges. Teine inimene käib, elab elu, juba flirdib seal kellegi teisega, aga meie hoiame sellest solvumisest justkui nagu kinni, et see puhastamine ja andestamine on nagu iseendale vajalik. Ja võib-olla kui sa tunned, et sa natukene vajadki nagu sellist lohutust või hellust, siis tuleb ka seda iseendale pakkuda. See on hästi tore kaart, mütide kuninganna ka siin, mis aitab nagu kuidagi iseenda kätte nagu hoida ka, vaata, et võib-olla ka teistelt küsida nagu sellist abi või nõuannet, et teada, et armsad inimesed on ka sinu elus ilusasti siis olemas. Aga mitte armsatest inimestest rääkides, meil on mõõkade 7. Mõõkade 7 on igavesed kuulujuttude levitajad, klatsijad, mingid valetajad, susserdajad. Näiteks kui sa ostad midagi, et mina uuriks enne kõik need tooted, teenused, kõik variandid, konkurendid, ma uuriks nagu läbi. Mõõkade 7 võib tähendada, et meile määritakse nagu pähe midagi, mis tegelikult pärast saame palju odavamalt või et keegi sõber vaata soovitab ja keelitab, et tee ikka nii ja vaata see on nii hea, tegelikult võib-olla see ei ole sinu jaoks nagu hea. Et mõõkade 7 ei ole nagu kõige suurem ega hullem nagu selline õudne kaart, aga ta on nagu siuke töötu ja häiriv ja nagu pärast mõtlema, et miks ma nagu kuulasin teda, ma oleks võinud paremini teha, et natuke nagu selline, et jällegi kuulujutte ei tasu levitada mõõkade 7-st, tavaliselt see tuleb väga valusat pastanäppe saame sellest ja mõõkade 7 on ka natuke selline, et
kui sul on tunne, et keegi nagu on võlts või et hästi nagu selline moosine ja mesimagus ja siis tead, et tahab midagi sinult saada. Et mõõkade 7 on alati inimestel mingisugune tagamõte ja meil ei tasuks, kõige hullem on nagu roosad prillid silme ees hoida, vaata. Äkki ta on ikka hea, tegelikult kõik sinu sisemus, sisetunne, kõhutunne, kõik aju ütleb, et kuule, et siin on mingi jama, aga siis me hakkame ütlema endale, et ei, tegelikult äkki ikka ei ole jama, tegelikult et tema ju ka ütles, et ta on hea inimene, vaata, et me tahame nagu mitte nii halba uskuda kellestki ja ka see ei ole väga hea selles kaardis, et pigem nagu olla kõigeks valmis ja kui kõhutunne ütleb, et miski on jama, siis on jama, eks ole, ja see on teatud nagu kellegiga suheldes või suhtluses, kõik need mõõkade 5, mõõkade 3 ja mõõkade 7, kõik need on nagu inimeste vaheline info vahetamine, suhtlemine, halvasti ütlemine, mingid valeinfo, vaata, et sellised asjad võivad nagu siis tekkida. Alternatiivselt mõõkade 7 on ka iseenda saboteerimine, sest me kardame, arvame, et ma ei oska ja ma ei saa ja ma olen liiga vana ja kus ma nüüd ikka sellist asja teen ja vaata, siis me ei alustagi ja siis me ei teegi kunagi nagu ära, et sul on nii imeliusad kaardid, päike, mis ütleb seda, et kõik läheb niikuinii hästi, maag, mis ütleb, et sa saad kõik, mis sa tahad ja siis sekka meil on mõõkade 7, mis on nagu selline, aga äkki ikka ma ei saa kõike, mis ma tahan, äkki ikka kõik läheb hästi pahasti ja valesti ja äkki ikka nüüd juhtub see ja tegelikult on liiga hilja juba seda teha ja vaata, et me nagu natuke ka valetame iseendale selles mõõkade 7 ja me võime saboteerida nagu enda edu siis ära. Müntide rüütel õigetpidi, tema toob meid jällegi tagasi sellisele mõnusale raha, karjäär, tööasjad õitsavad müntide rüütli siis energias ja vaata, müntide rüütel ongi nagu selline 9 korda mõõda ja 1 korra lõika. Ehk siis on see, et sa sõlmid mingit lepingut, internetilepingut, telefonilepingut, töölepingut, kolid kuskile mingid üürid, ostad midagi. Müntide rüütliga meil tuleb hästi nagu kuidagi uurin kõik läbi, kõik variandid, kogu info, teen endale kõik selgeks, rahulikult, töntsadi. Kannatlikkus on rikkus selles kaardis ja esimest ettejuhtuvat asja ei ole mõtet võtta, eriti kui see tundub nagu kahtlane ka veel, on ju. Ja kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi see nädal, siis seda see ka on. Seal on mingi konks ja mingi kala, on ju. Et müntide rüütel tark ei torma, võtad rahulikult, mõtle kõik läbi, eks ole, eriti mis puudutab materiaalsust või rahaasju, mingeid tehinguid, lepinguid, ostusid, et tasub venitada, tavaliselt see ootamine toob isegi rohkem kasu selles müntide rüütlis, et ta säilitab nagu kaine mõistuse ja mis on väga oluline ka tema puhul on see, et ta ei lase ennast tagant utsitada, suruda, kiirustada, nurka suruda, keegi ei saa talle midagi peale pressida või et peale suruda, sest müntide rüütel on ka väga kange, selline kangekaelne nagu kaart, et kui keegi hakkab pressima teda, siis ta üldse ei liigu kuskile, on ju, et mõnikord ka see taktika on väga hea, et kui olukord praegu on imelik, praegu ei lähe, midagi imelikku toimub, seisan lihtsalt paigal ja ma ei teegi sellega mitte midagi, las ta lihtsalt olla praegu, et tavaliselt ka selles kaardis rahulikult siis vaikselt asjad hakkavad muutuma, paranema. Ja siis meil on selline imeline kaart nagu päike, et päike on kaardipaki kõige positiivsem, nunnum, ilusam, toredam, ägedam energia, et ta on siuke nagu rõõm ja vabadus ja tervenemine, tervislikkus ja ta tähendab seda, et pingeline periood saab läbi, mingid probleemid, teemad saavad läbi, meie keha tunneb ennast paremini, rahaasjad on paremad, suhted on paremad, et päikese kaardis me saame selle kuidagi lootuskiire uuesti kätte ja päike hakkab särama, ta on nii soe ja helge nagu energia. Ta on ka sisemise lapse kaart, et nädala lõpus, kes tahab siis tegeleda näiteks millegi kreatiivsega, kunstid, maalida, laulda, tantsida, vaatasti selline nagu loominguline energia ja ka aktiivne liikumine, sportimine, trenni tegemine, seiklused, eks ole, et see ongi selle sisemise lapse siis teema ja tea, et lõppkokkuvõttes niikuinii kõik läheb hästi, niikuinii kui päike tuleb välja, siis niikuinii läheb kõik hästi, et mõnikord tekivad mingid errorid, tekivad mingid kõrvalepõiked, asi hakkab vahepeal venima aga päike tuleb ja niikuinii klatib kõik ära ja ka teeb kõik korda. Ja päike õpetab meid hetkes elama. Minevik ei ole oluline, ära
sobra enam selles. Tulevik ja meile meeldib 10 sammu ette plaanida, kus ma siis nüüd lähen ja mis ma siis nüüd teen. Praegu ei ole see aeg. Praegu on see aeg, kus nautida, vaata, mis toimub sinu elus praegu, eks ole, mis sulle meeldib, mis ei meeldi, mida sa tahad muuta. Ja päike on väga spontaanne energia. Tuleb spontaanselt tuju, näiteks lähen reisile või lähen jalutama või teen uut trenni või et see nädal ongi nagu selline hetkes elamise ja nagu spontaansuse kaart. Ta natuke läheb müntide rüütliga vastuollu. Müntide rüüt on hästi nagu selline mõtlen kõik 100 korda läbi, aga see mõtlen 100 korda läbi, see rohkem puudutab nagu töö, raha, karjäär, tehingud, ostud, lepingud, eks ole. Päikesekaardis on rõõm, vabadus, seiklused, loomingulisus, sport, üritused, inimesed, sõbrad, et pigem nagu see pool on hästi siis sellises armsas, ilusas energias meil selles päikesekaardis. Vot niimoodi see siis oli meie nädal. Tähemärkidest on meil väljas müntide kuninganna, tema on siis kõik naissoost maamärgid, Sõnn, Neits ja Kaljukits ja müntide rüütel ka veel kordab kõik siis maamärgid üle, mõlemast soost võivad nad olla, Sõnn, Neitsi ja Kaljukits, ehk siis tuleb välja, et meil on maamärkide põhine nagu nädal siin ja need tähemärgid võivad siis sinu elus selle nädalal suurt rolli mängida. Kui sa tunned, et see lugemine sulle meeldis, sa võid ka alati vaadata teisi lugemisi minu kodulehel tiiutarat.ee. Meie lähme siit aga edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida pruuni beeži laiguline kivikene, tulipunane kivikene, roheline kivikene, suur kollane kivikene, läbipaistev valge kivikene, hele sinine kivikene ja lilla kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustel. Okei, see pai täitsa jooksu. Aga siit alustame siis. Meil on pruuni beeži laiguline kivikene, tähemärgid lõvi, neitsi, nädalapäev kolmapäev, vastus võib olla. Roheline kivikene, tähemärgid neitsi ja kaalud, nädalapäev kolmapäev, neljapäev, vastus võib olla. Helesinine kivikene, tähemärk skorpion, nädalapäev neljapäev, reede, vastus on jah, tundub täitsa siin olevat, väga äge. Lilla kivikene, tähemärgid on veevala ja kalad, nädalapäev laupäev, pühapäev, vastus on ei ja võib olla vahel. Siis kollane, suur kollane kivikene, tähemärgid jäär ja sõnn, nädalapäev on esmaspäev, vastus on jah. Läbipaistev valge kivikene, tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev teisipäev, kolmapäev, vastus on kahjuks ei. Ja tuli punane kivikene, tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev teisipäev, kolmapäev ja vastus on kahjuks ei. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, üliäge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni juba järgmises videos. Tšau!